alustame. Juba kavatsen asjad ära või? Kuigi mul näo peal mitte mingit meiki ei ole hetkel, siis alustan ikkagi puhastamisega. Tegelikult päris hea mõte, võtaks oma juuksed ka eest ära. Toonik on nüüd ilusti ära imendanud ja järgmiseks kasutan niisutavat kreemi. Kõik asjad on kadunud. Kogu meigikohver on siia toodud ja ma ei suuda seda üles leida või? What up nagu? Mina kasutan Ortot kurgiga niisutavat kreemi. Lihtne, töötab. Rääkida suurtest. Just üks viimase aja lemmikuid on mul Maybelline'i Baby Lips. Baasiks, ehk siis primeriks kasutan mina. Ära kasutad juba päris palju. Aga see on NYC, ehk siis NYX. See on Jumbo Pencil in Milk. Järgmisena kasutan ma ühte oma kõige lemmikumat lauvärvide paletti ja see on Sleek Makeupilt. See on iDivine palett, kus on siis ainult matid toonid. Ja ma ütlen ausalt, see on väga vähese ajaga üheks minu kõige lemmikumaks saanud. Nagu näha, siis see hall on täiesti otsas juba. Siit paletist me kasutame seda purpur-punast veini, lillakas punane. Jaa, mulle hullult meeldib see värv. Järgmiseks ma võtan MAC'i pigmendi ja selle nimi on Blue Brown. Üliilus värv lihtsalt. Seda pigmenti ma kannan kogu liikuva lau ulatuses, aga ülespoole mitte. Nära! Ja kuna see roheline läige on punakal põhjal ja punane ja roheline on omavahel, nad on vastanud värvid, siis mõlemad toonid lihtsalt, they just pop. Kasutan sellist ülitillukest pintslit ja ma hajutan need piirjooned, mida ma siis selle märjalt peale kandes tekitasin. Let's get this pretty! Imestuskreemiks kasutan ma Misselini Ultimate Stay Foundationit, aga kuna see on minu jaoks natukene liiga tume, siis ma segan sinna sisse Illamasqua Rich Liquid Foundationit, täiesti valget. Art Deco Camouflage Creams. Rohelisega neutraliseerin natukene punetavad alad ja heledamaga peidan mõningad pigmendilaigud. Kinnitame kõik selle puudriga. Kulmude värvimiseks kasutan Art Deco Eyebrow Powderit numbris 2. Ja veel viimistuseks võtan seesama iDivine paleti Sleekist ning võtan siit seda valget. Ma võtan seda sama punakas lillat tooni ja panen selle alumisele laule. Ning nagu ka ülemisel laule, paneme rohelist pigmenti ka alumisele. Alumise lau puhul ma kontsentreerun selle pigmendi pigem silma keskele. Seega ma ei vii seda ei silma sisenurka ega silma välisnurka, vaid ma hoian seda täpselt siin keskel. Ja siis ma hajutan need ääred. Siis silma sisenurka, et sinna ka natukene valgust tuua, kasutan ma Grimassi toodet. Ja tegemist on valgel põhjal oleva rohelise läikega.
Lineri tegemiseks kasutan ma täiesti tavalist musta lauvärvi ja et saada sellest siis liner, teen ma oma pintsli natukene märjaks. Ripsmete värvimiseks kasutan ma Maybelline'i Lash Sensational Lash Multiplying Mascarat. Ja enne ripsmete värvimist ma ka koolutan neid. Et silmi veel suuremaks ja intensiivseks teha, kasutan ma alumisel limaskesta joonel Makeup Studio Concealer Pencil tegelikult, aga ta on nahatooni. Selle silmameigi puhul ma ei tahtnud kasutada valget, sest et see jääks minu arust liiga karjuv. Kogu selle looki juures liiga karjuv on ju. Trust me. Näo modelleerimiseks kasutan ma Ilomaska lauvärvi nimega Heroin. Näo modelleerimisel kõige heledamaks tooniks kasutan ma Makeup Story Micro Shadow't in white. Lisamodelleerimiseks kasutan valgust peegeldavate osakestega värvi ja see on samuti Makeup Story'lt ja selle nimi on Pink Frost. Siia ülesse ja siis hästi tsipakene siia. Nina otsa. Pusepunaks kasutan ma Chanel'i toonis Rose Petal. Ma panen pusepuna natukene ka lõuajoone alla ja siis natukene juukse juurele ka. Kõik ainult selleks, et natukene rohkem soojust. Natuke rohkem soojust tuua näkku, sest et muidu võib vampiiriga siga ajada. Huulepulgaks kasutan ma sellist tooni. See on Art Deco'lt pärit ja number on 225. Aga kuna ta jääb natukene liiga heledaks selle looki jaoks, siis ma segan seda kokku mustaga. No. Olen linna peal ja päisepäeva ajal linna peal ka liigelnud sellise lookiga, et peaasi, et mulle meeldib. Aga see ongi valmis look.